Kiire kullaülevaade. Täna on meil 15. aprill 2025 ja sai viimati kullast räägitud siin pikemalt eelmise aasta lõpupoole. Kas oli see oktoobris, kui ma eksi. Et nüüd me oleme jälle järjekordse sellise olulise sõlmpunkti juures ja siin on paras aeg siis teha väike ülevaade. Nimelt, kui me vaatame siin GDX-i ehk siis kullakaevandajate indeksit ja selle sesoonsust, siis me näeme, et aprill on sesoonselt üks parimaid kuid selle indeksi jaoks vähemasti. No, peame seda siis meeles. Kui me vaatame seda sama prognoosi, mis me siin eelmisel aastal kokku panime ja mis siis on enam-vähem siis ka siin paika pidanud, praeguseks hetkeks me oleme siis jõudmas sellise olulise tipu juurde ja siit võib hakata hind nüüd korrigeeruma. No, kui me vaatame sellist lähemat pilti, et siis siit on hästi näha, et täna me oleme siin sellises päris korralikus tipus ja siit võib-olla järgnev kuu aega näiteks on hinnad siis pigem languses. Et sellega võib siis selles mõttes arvestada. Ja kui me vaatame pikemat siin nädalast, et siingi on näha, et viimane pöördepunkt oligi siin aasta lõpupoole ja sealt alates on siis hinnad ilusti kosunud. Nii et praegu me hakkame jõudma sellisesse olulisse võib-olla sõlmpunkti, et ega veel päris täpselt ei oska öelda, kas see saab olema siin tipp, aga viiteid sellele on päris palju. Kui me vaatame siia kõrvale veel siis ka kulla indeksit GLD-d ehk siis GLD eesti keeles, jah. Et siis on meil siin ka aprill sesoonselt üsnagi tugev kuu. Sealt edasi siis mai-juuni pigem on nõrgemad. Nüüd vaatame seda tsüklianalüüsi, siis ka siit paistab välja, et meil tegelikult on võimalik hinnatipp nüüd kätte jõudmas. Et see prognoos on siin üsna hästi seda hinnaliikumist ka tegelikult kajastanud. Et jällegi, umbes sarnane seis siis praegu vähemasti lähinädalateks. Ja kui vaadata nüüd GLD siis nädalast graafikut, siin on see trend väga pikalt juba kestnud, et tegelikult see põhi või siis uue trendi algus, või kuidas me seda võtame, sai siin alguse juba oktoobris 2023. CMS-signaal siit tuli küll natuke hiljem siin 23 aasta lõpupoole. Aga jah, see trend on olnud väga pikalt nüüd üleval ja praegu on märke, mis viitavad siis võimalikule tipu leidmisele. Et siin tuleb kindlasti silmas pidada ka seda, et kuld on tihtipeale väga heas sõiduvees, kui nii-öelda päikseaktiivsus on kasvavas tempos. Ja me oleme nüüd tegelikult jõudmas ka solar maximumini sellel aastal, nii et selles mõttes tuleb olla tähelepanelik, et ühel hetkel, kui see tipp kätte jõuab, siis see on päris pikaks ajaks kätte jõudnud. Vaadake kas või tagasi 2011 aastasse, et mis siis juhtus. Et selline siis kiire ülevaade, ma loodan, et sellest on taas abi veidikene. Et vaatame kindlasti ka siis nädala prognoose. Selle nädala prognoos oli küll vägagi positiivne ja senimaani on hind siis seda ka kõnetanud, natukene siin vihkas, et järgmine ehk siis 17. nädal tuleb juba natukene keerulisem, aga sellest juba siis kõigile meie Patreoni liikmetele kindlasti nädalavahetusel.